siin Tiigil on suuremad pardipojad. Emme on hästi tubli. Tüpsu mul siin tahab snorgeldada. Pidin seekord ütlema, et palun ära mine tiigivette suplema siin. Tema väga armastab vett ja tiigivett. Ja siin on üks hüppart, tal on suuremad pojad, teisel tiigil on väiksemad pojad ja seal on lausa 2 pardi emasparti nagu kaitsmes, et see on nagu super äge on seal teisel pool tiiki käia. Ja siis kolmandal tiigil on hästi tipupojakesed, alles hästi väikesed. Nii et erinevatel aegade pesakonnad ja see on lihtsalt super vaade nagu, et kuidas nad arenevad, kasvavad ja liiguvad ja siis siin on tiik, aga kuidas nad ojas nagu liiguvad veel ja tule ära, mine palun vette, tule tipu ära, mine palun täna vette. Ei ole sind vaja puhastada. Palun. Ja see on imeline loodus. Lihtsalt imeline. See on nii armas koht, selline park, siin maja, mis paistab, see on vanadekodu. Ja seal on veel suurem tiigikoht. Ja see on ka minu lapsepõlves nagu mega lahe koht, et siin oli kunagi bassein, lausa 2 basseini, üks oli laste bassein, täiskasvanud bassein ja selle koha nimi oli Delfiin. Ja siin me käisime lastena, suvel saime ujuda. Nii et kurb see nagu ära lõpetati ja siis tehti see vanadekodu, aga kahjuks nagu neid ei talutata või liigutata, et nad saaksid nagu tiigi ääres istuda või nautida nagu seda loodust, mis neil nagu siis aknas nagu piiratult paistab, sest tegelikkuses no vaadake siin kaldas ja siis on siin 2 tiigi vahel on selline suurem muruplats, mis nagu ma ei tea, võiks olla siin paviljon ja need samad vanurid võiksid nautida seda loodust, seda kevadet ja suve ja sügist on ju ja noh, talvel on lumi on ju. Aga nii see elu on. Mis iganes euronõuded, ohtlikkus, pole piisavalt töötajaid, aga siin on mega ja näe, praegu on loojuv õhtupäike. Ja see on nii mõnus ja täna on 10.07. 2026 ja see on lihtsalt nii mõnus suve õhtu, kus reaalselt käidki jakil hõlmad lahti ja saad nautida lõpus soojemat mõnusat õhtut ilma vihmasajuta, ilma mega märja muruta, et minu jalad, mis ma olen veekinnad tassud just tüpsuga jalutamiseks ostelnud, et ma saaksin temaga just nimelt tiigi ääres käia ka suvel, et oleks sellised jalatsid ja temale looduses ja siin pikemas rahus möllata lasta. Puukime ei karda selles mõttes, et me oleme ilusti nad kätte saanud, kõik on hästi ja mul on mega hea, sest mulle endale meeldib tiigi ääres käia, see on uskumatu, kuidas pisitüpsu kohe tiigi ääres tupa-pupa tatsama hakkas ja see vau, talle ka meeldib ja sobib. Meil on midagi väga ühist. Pluss see, et ta on väga ärevik, ta on mega tundlik, ta tunneb ennast hoituna ja või kui talle on mugav ja naudib loodust, siis ta on nagu turras seal jänku, paneb mul siin või hüpik on ringi pikkas murus, ta on takjes ja mida iganes täis ja ta tunneb väga hästi. Tiigi ääres sulpsab vette ja hetk vees, hetk väljas ja ta on nii rõõmus, ta on nii õnnelik, see on siis kuidas ma ütlengi, loomad on teraapia ja kui sul on loomaarmastus ja sul on ehk oled selline flegmaatik ja introvert ja sees, aga loomaarmastus on see, mis paneb sind liikuma,
mis paneb sind välja minema, sa suhtled teiste koertega, koerte omanikega, ikka puutud kokku, tema sotsialiseerimine tähendab ka tegelikult minu kui nii-öelda omaniku sotsialiseerimine, siis kõik kokku on nagu mega suur boonus ja see on uskumatu. Aga jah, vanadekodu on selline ehk endine siis delfiin. Siin oli pood, kas oli veel mingid majutused või mingid osad olid, nii et ta on lihtsalt restaureeritud, nüüd on vanadekodu, aga ta asub imelise vaatega kohas, et väikelinn Rakvere, aga on selline rohelise oaas ja minu arust on see nagu mega armas, siin on eramaale läheb isegi üks, eramaal on nagu üks digiosake, et jah, et ja siin on nagu super äge, et maja on remontimata, kõrval on teine maja, aga noh, elada sellises kohas, olla kui linnas justkui kesklinna lähedal, samas mitte ja samas on loodus ja kõik ja näed, vaata, Niina Tupsu snorgeldab siin. Tema peab ikka nina digivees olema, käppad vees olema. Meie naudime. Ja temaga koos olles ja teda vaadates ma näen eluarmastust, ma näen elu olemust, olla siin ja praegu, olla kohal, tunda tänulikkust, mis sul olemas on. Ma olen mega tänulik oma selle nii-öelda uuemale tehnoloogile, et on sellised ilusad. Noh, nad on siuksed bordeaux värvi tossud, mis on veekindlamad. Minu jalad on hoitud ja see mega märjaks. Ja minu kallikene saab käia tiigi ääres, nautida märga rohtu, muda, tiigivett, puid, põõsaid. Pikemat ja lühemat rõõtu muru. Ja see on elu, mis on elamist väärt. Olla siin ja praegu. Mina elan, Tupsu elab, me oleme olemas. Me oleme väärtuslikud siin ja praegu ja nii on. Nii on, me oleme piisavad, väärtuslikud juba siis, kui me oleme olemas. Nii on, nii on, nii on.